Suve alguses kutsus mu kunagine grupivend Arlet mind Eestimaad avastama. 8 päeva seiklesime pikki Piibe maanteed ja kui reis läbi sai, vahtisime üksteisele nõutult otsa. Kuhu edasi? Tõdesime, et tegelikult kohti, kuhu minna on veel väga-väga palju ja põrutasime Tallinnast Lõuna-Eestisse. Kurvist kurvi seiklus läheb edasi. Ka siia see Peipsi, see kuulus Peipsi rääbis ka jõuab või? Ei, rääbis on, ütleme nii, et on põhjapoolne kala. Ma olen aastaid võtnud hoogu, et ma tulen Peipsi peale ka kalale. Ma tahaks ahvenat püüda. Kas ahvenat siin liigub või? Liigub ikka, jah. Siin natuke aega tagasi liigus koha täitsa hästi. Ja need kalad lähevad siis... Tööstusse. Tööstusse, jah? Jah. Suitsu ja fileeks ja igasugust. Saite rääbist või? Ise sa oled rääbis. Tere! Vaata meie saaki. Meie saak on ikkagi võimas. Rääbis? Rääbis ja rääbis. Rääbis ei ole mingi... Rääbis on põhja pool see kala üldse. Kuule, palju teil siin neid kalamehi siin järveres on? No mehikoormas on neid kuskil praegu, ma arvan, mingi 10, 12. No 12 kalurit, 12, 13 nii. Ja. Kuule, kas sa arvad, et me võiksime ühe võtta või? Ikka võite. Ja põlli päevad saka ütle muud, nii õndreb läbi. Mulle meeldib siin Mehikoormas elada. Ta on hästi turvaline koht, ilus, vee ääres. Kogu mu pere elab siin, lapsed, mis siin ju elada. Veesi häitsme, matsusta sulle ja oma lambi väär. Ja hinda võtsatas ja põlli päevad saka, ütle mul, nii õndreb läbi. Ütle mul, nii õndreb läbi. Jaagup, selles mõttes on nagu tore, et sa said koos kohalike kaluritega need kokred ja lutsud kõik kenasti kätte, eks ole? Ise sa oled koger ja luts. Siin oli päris kalaga tegemist. Koha, haug, laitlikas. Aga mida ei olnud? Kui sa oled Peipsi ääres, siis mina tahan Peipsi rääbist ja juhul tinti. No, rääbist tahab tinti, jah. Okei, aga ma ei tea, siis sa pead püüdama. Tegelikult rääbised on põhja pool. Ma rääkisin enne. Ma räägin sulle, ma lähen siit nüüd Õkva üle mere Räpinasse. Ära üle mine, sellepärast, et teisel pool on Venemaa ja siis sealt sind viiakse küll ära spioon. Sa näed välja nagu spioon. Näeme Räpinas siis või? No aga näeme. Et sa tuled siis ikkagi rattaga või? Ma tulen rattaga, jah. Okei. Okei. Kuule, selge. Jääb nii. Okei. Tervist! Tere, mina olen Jaagup. Mina olen Madis. Tere, Madis. Kuule, sõitsin siit mööda ja süda hakkas kripeldama, keerasin otsa ringi. Et mis äge koht see on, mis toimub? No, eks tehnikapeestel hakkab ikkagi süda kripeldama, kui tehnikat näeb. Ma vaatan, nii palju ilusaid asju on siin. So kuri. Kas sa oled ise neid restaureerinud siin? No minul on ka siin päris palju neid, kus minu käed on käinud. Toon seal mul isiklik niimoodi, toon mul 100% restaureeritud siin paar neid tsikleid on. Aga kas siin on siis mingisugune klubi teil või? Meil klubi ei ole, tähendab, ma olin 40 aastat olin kohalikus koolis autoõpetaja. Ja meil oli üks mul kolleeg ja too oli niisugune vanatehnika fänn ja sealt sain mina ka pisiku juurde.
Aga kuhu need mehed nüüd lähevad? Kammerkoori kontsert! Laulma! Mis? Sa lähed ka või? Ikka, iga kell vaatama. Võib kõiki raskusi vaevalt aimata. Ühel noor võitu neist eks saab. Nõnda me liigume ikka veel. Liiguta, sõbrake, liiguta. Kui vangrit veame 7 mehe väel, siis ta toome üle tõsisest rõõmust laulda, meil kui lahke lausis suun, kaasa lauljaks tuun. No tere! Tervist! Kuule, mina olen Räpinas mitu korda oma elus käinud, aga vaata Räpinas sadamast ma küll kuulsin esimest korda. Mis te teete siin? Kas teil midagi saab siit laenutada midagi või paati või midagi. Purjelauda või midagi? Ja, et kui on soovis, saate supplauda laenutada, kajakke, vesijalgrattaid, saate paadi sisse vette lasta, et saate ilusale järvele minna. Täitsa tasuta slipid on siin, jah? Päris tasuta ei ole, aga siis väike tasu. Väikse tasu eest, no tegelikult see on okei. No muidugi. Ja. Nii, aga me peaksime minema midagi sööma. No, tegelikult sellepärast, et kõht hakkab tühjaks minema. Järvel on hädaline, vaja on kohe kiiresti appi minna. Kas ma pakun välja, see on Arlet. Ma pean ka minema vist. Paistab. Ei ole tal ei pääste vesti ega vaheru enam. Ei ole. See käib asja juurde. Arlet! Kuidas siis nii? Kus su päästevest on? Viska talle ots. Võta ots! Nii. Rääbise nimel, mida iganes, ja üks nõk, ja! Tulge ette! Räpina on väga tore koht elamiseks ja vaadake siin ise ringi, sadam, see ütleb teile kõik. Räpinas on hea elada sellepärast, et siin on nii armsad ja ilusad inimesed. Noh, Arlet. Tõepoolest imeline aed ja ma näen, et siin on Räpina aianduskooli õpilaste käed usinasti toimetanud. Sul on täiesti tuline õigus, aga mida sa sellest arvad? Kui ma nüüd õigesti mäletan, peaks olema Räpina Sillapäeloss. Ma just ostsin selle maja ja nüüd teen siin sees käib remont. Me lähme vaatame. Ja praegu on siin muusikakool ka. Tõsiselt räägid? Jaa. Jaagup, minu meelest võiks ikkagi see muusikakool ja muuseum, mis siin suurepärases hoones on ja toimetavad, jääda ikkagi kenasti nii toimetama, nagu nad siin on toimetanud. Me leiame sulle mõne teise maja, noh. Ma ei taha teist maja, ma tahan seda maja. No see on ilus koha peal, ilus aed ja kõik ma mõistan. Veekogu on lähedal. No ja veekogu, ma kõike saan aru, see ongi suurepärane koht tegelikult elamiseks, olemiseks. No aga las need lapsed laulavad siin. Kuula kui ilust. Valind on lihtsa tee, kuid oma tahtmist hästi tean. See lähemal on iga päev peagi hästi läheb. Mul hästi läheb. Rahvas kõik pea mind hulluks. Mulle see ei loe. Katsumustest üle ma saan küll näid. Ei saa miski mind peatada.
Vaata, kui kenasti see laps laulab ja nii tublid on nad siin majas kõik. On. Aga mul on sulle ka ühte, kui ma teist näidata. Ma tahaks, kas sa oled kuulnud kassikontserti? Olen. Kassid siis kui Ei, see pole see. Tule, lähme. Räpinas on meil muusikakool, kus ma õpin klaverit ja laulmist. Ja meil on ka üks suur rand, kus me saame ujumas käia suvel. Es nüüd poisin minu teelt peagi hästi läheb. Mul hästi läheb. Rahvast juurde tuleb iga päev. Tervist! Nii! Vau! Jakub, see nüüd ongi kassikontsert. Siis nagu gaz või? Või nagu gassikontsert. Kuule, kelle kassid need siin siis on kõik see? No siin on Räpina kandi meeste omad. Punane on minu oma, roheline on Villu auto. Aga miks kassikontsert? Sellepärast, et tehnika huvi on eluaeg on siuke mul tugev. Aga nüüd ma mõnest aastast tagasi astusin muusikakooli. Oot. Trompetit. Kui palju teil muusikalist haridust ka on pakkuda? Mul pakkuda ei ole, mul endalgi vähe. Edasi tuli mõte, et miks need kassid ei võiks häält teha. Just. Aga millega sa juhid neid? Klaviatuur. Keyboard. Ja teebki häält. Aga vaataks, mõne looga ka hakkama saad. Viire takka tulevad 3 meresõidu masinad meil. Et selle keerulisemaid lugusid teha ei saa? No tuleb veits arendada süsteemi, et pole probleemi. Kuule, aga aitäh sulle, Toomas, see on lihtsalt megavärk. Samamoodi nagu see park muide. Eesti Filharmoonia kammerkoor selle kassiansambli kõrval kahvatub. No ära nüüd sina ka hakka. Räpinas on ikka kõige parem muusikakool. On, ma arvan küll. Aga siin on veel ka aianduskool. Ja mina olen ise äranis uhke, et need aianduskooli õpilased seda parki hooldavad siin. See on see rohijate selts või? Jah, Eesti kõige ilusam park on see, ma arvan. See sinu mõisa park? Jah, minu mõisa park. Lähen vaatame seda. Ma näitan sulle tamme ja tammolu. Räpinas on tore elada, sest meil on siin väga toredad inimesed, töökad, abivalmis. Lastel on palju tegevust. Meil on olemas 3 kooli, ühisgümnaasium, aianduskool, muusikakool. Nii et tule kõik Räpinasse. Vaata, Jakub, ma ei saa jätta külastamata erinevaid skulptuure. See on Luuris või? Ei ole. Erinevaid skulptuuri ja avaliku selliseid kunstiobjekte. Minu meelest see on nii oluline, et igas asulas oleks midagi, Räpina talurahva rahutust. Puuaia sadamine. Algab ajalootund. Juba minu vanaisa rääkis, et aastal 1784 läksid 3 kohalikku Räpina külameest Riia linna, Keisrinna ja Elisaveta adjutandi juurde endale vabadust nõutama, et sa taeva imekene küll, kuidas saksad ja mõisnikud neid rõhuvad. Vaat niimoodi, kui nemad sinna läksid, siis nemad koju ka saadeti ilusti viisakalt, sest saksad olid juba kuulda saanud, et talumehed sellist enneolematu ülbust on enesele lubanud. Ja siin juba oodatigi neid, aga õnne, köstri härra jõudis talumehi hoiatada ja need põgesid ära, aga selles kutsuti kogu küla kokku. Kogunisti 500 kohalikku talumeest olid tulnud mõisniku õue peale kokku ja mõisnik küsis, kes ometi lubas teil sellist ülbust näidata. Ja need külamehed aeti õunaaeda ja seal tulid soldatid nende ümber ja hakkasid püssidega paugutama ja lubasid kõik maha lasta. Vaesed talumehed olid aga suisa ilma relvadeta. Õnneks aga said nad kuskilt aia teibad ja kukkusid nendega sõjamehi materdama. 6 Vene soldatit löödi maha. Selle
Sellest tuli muidugi veel omakorda suur pahandus ja pool küla sai pärast hiljem peksa. See oli sõda, puuaiasõja, kus mehed olid kotti aetud ja kinni pandud, aga ometi endale vabaduse võitsid. Ja seda pole meie kandi talumehed unustanud, kuidas juba 1784. aastal meie vaarisad endale vabaduse võitlesid. Kallis armas makulaatur, kallis kauge informatsioon. Nii siis. Tere päevast. Tervist. Meil on ütlemata hea meel, et te lubate külastada seda auväärt ettevõtet. Jaagup, me ei ole oma reisil külastanud ühtegi tööstusettevõtet. Seda me aga külastasime ja seda ühel ja väga olulisel põhjusel. Kas sa tead, miks? No kui siin on paberivabrik, siis siin haiseb raha järgi. Rahapaberit teete? Vaikselt, ainult salaja. Ja ma olen kuulnud, et siin on ikka tehtud täitsa ametlikul ka kui raha. On, jah? Aga see liin on teil ju alles, on? No tegelikult ei ole enam. Aga no... Tühja me tulime siin siis. Ei no ikka, tegelikult on ju... Aga kuule, aastas 1734 minu teadat on see järjepidevalt töötanud vanim Euroopas kindlasti paberivabrik, aga võib-olla üleüldse ettevõttele. Jah, Eestis kõige vanem, aga tähendab, Euroopas on vanemaid tööstusettevõtteid veel. Et isegi üks... Ma ei teeks neist üldse pikemalt. Nendest ei ole mõtet üldse rääkidagi. Minust on see väga vana, 1734. Ma ei saa üle, kui ma näen selliseid asju. Kui siit pilme piirilt alla vaatan, üle õitsva Isamaa. Tule napakas, tule alla sealt nüüd. Tule alla. Seda ei tohi teha. Jälle. Ei pane näppe vahele. Paberi kuivatusosa, sealpool on paberi märgosa. On raha või? Raha, jah? Uskumatu. Mulle nii tööstushooned meeldivad. Ühest ma saan nüüd aru, et siin on see sodi, mis purustatakse. See läheb liinina siia ülesse ja siis läheb juba veega segi ja massiks. Ja nii ta tuleb. Raha haisugi ei olnud teil siin? Ei ole, jah. Mis te teete siis ka? Meil tegelik lõpptoode on tööstuslik pakendana, et igasuguseid asju, vineeri, põrandaplaate, köögitöö tasapindu, kõike pakitakse meie toodetega. Ja teeme veel ühe üleskutse ka, eks ole, et kallid inimesed, palun kasutage seda vana paberi kogumist. Pange see vana paber sinna, sest sellest saab, nagu te näete, sellest tõesti saab üks vajalik asi. Ja teil on see vajalik toorene? On vajalik toorene. Kuule, aga Arlet nii palavan, et läheks teeks nüüd mõned kurvid ka vahepeal. Läheks teeks, et limpsid pubis. Haapo. Tervist, jah. Haapo, tere. Ma kuulsin, et Räpina elab üks veidrik, aga mis sa teed nüüd siin ametigi? Ma siin laadisin hitte. See on Räpina hitikivi, siit saab hitte laadida. Sellepärast ma siin Räpinas elangi, et meil on selline endeemiline kivi. Selle avastas üldse tegelikult Kärkula mees Jan Rahman, kes on välja mõelnud laulu, milles külmetas ja taivastatas lummen, et tema teab neid asju. Kuule, aga mis nüüd siin käsil on siis nüüd? Et mis uuemad hitid sealt kivist välja on tulnud? No siit on tulnud viimatise poole aasta jooksul ikka nii Girly Stringsi, Kaisaling Tingi, Kreipi. Mul on siin ju unelmate kodu nii-öelda kesklinnas veekogu ääres looduses. Kõige toredam on, kui inimene tohib elada enda juures kodus, asugu see või Räpinas. Vaata, kui hea, et siia on tehtud selline linnak, kus lapsed juba maast madalast saavad endale liikluse algtõed selgeks. See on väga õige. Ära mine nii kiiresti, näed, siin on 30 märk ju. Kuule, mis see märk tähendas, ma ei tea. See on stopp-märk, siin jäädakse seisma.
Selge. Punane tuli! Nii, parkisin ära. Kus sa läksid? Parkisin ära ja... Ülekäigu rajale või? Jaa. Vaat sellepärast ongi hea, et lastel on tehtud ikkagi korralik algõppe. Näita, kuidas sina oleksid sõitnud. No, näita, poiss, näita. Panid sa tähele? Koer ei jaukunud minu peale mitte üks gramm. Näe, mees paadiga. Tervist! Jaagup, mina. Õhtu jõuab, päev sõuab. Tere, Illar. Tere, Illar. Arlet. Kuule, me tulime tegema isiklikke katseid. Räägitakse, et siin on Võhangu maratoni kõige raskem lõik. Kas nüüd ei raskem, aga kõige huvitavam kindlasti. Ja peate vaatajate rohkem kindlasti. Inimesed tahavad ju actionit. Kuule, aga teeme sabamärjaks. Teeme siis 100. Sabamärjaks. Teeme 100. Teeme siis 100. Hakkame ööbima. No paat selline meil. Täitsa turvaline. Väga mõnus. Jaagup, et sa jälle ei hakkaks minuga tõrelema, siis loomulikult käisin ma läbi väiksest Räpina poest ja ostsin endale seda puhku. Räpina päästevestide supermarketist. Jaa, täpselt niimoodi. Päästevestide supermarketist ja hankisin endale päästevesti, et edaspidi, kui ma lähen veele, nagu me praegult läheme, siis ma panen selga vesti. Käib töö ja vihile koos. Siin pole isegi veel vett ei ole, sa juba sukeldud. Oota, sõudma veel. See on ju jumala libe. Nagu nüüd hakkab nagu natukene hirmus. Ja, driftida saab ka. Jaa. Mida nüüd? Lõpeti ära. Vaata! Ära tee, mis sa pritsid, hull, noh. Mul on kübar vees ja pritsid, noh. Võtame ära. Muidugi mehe müts tuleb päästana. Kus ta läks? Ai jah. Jaagup, tavaline viimsi pett. Sa hakkasid kiusama mind. See on sulle karistuseks. Praegult on tunne selline, et no nüüd on küll põrutaks edasi. Kui sõudma ei peaks. Jah, aga huvitav, kas neid mootoriga ka tehakse? Kuule, Arlet, tänane päev on, ütleme niiviisi, et nüüd on aega hakata ööbima. Et kell on 7, aga on olnud ju asine jälle. No sina said jälle põristada täna. Mina sain sõita ja päriselt ka mulle see ratas, mis mulle anti proovida ja katsetada, see mulle väga meeldib, väga sümpaatne ratas. Kaatriga ka sõitsid? Kaatriga sõitsin ka. Nägin, istusid rooli ja puha. Mulle meeldib ikkagi see sadamate värk ja see Peipsi äärne. See on ikka niivõrd ilus ja see, et sa tead nagu Venemaa lõhna nuusutad, see on natuke eksootika ka tead. Ma ei tea. Ei ole, jah? Ei tea. Kuule, mul on siuke tunne, et läheks hakkaks ööbima. No lähme.